tulemast vlogi. Ma käisin just duši all, nagu vist on aru saada, ja tegin hommikuse nähahoolduse. Tahtsin jagada, et on tulnud välja täiesti uus SPF. Miks seal on tulnud üleüldiselt uusi nähahoolduse tooteid välja, alustades siis nende seerumitest, siis kõige uuem sats on siis näiteks SPF, mida ma just kasutasin. Tahan selle kohta jagada, sest et see on tõesti väga sümpaatne olnud. Ma olen viimased mingi 2 nädalat seda kasutanud. Ta on selline kreemine, siidine, niisutab, jätab nahale kerge glow, aga ei ole raske, ei ole selline õline ja on olnud nagu väga-väga meeldiv. Pluss ta on lõhnastamata. Et miks tooted tihti on lõhnastatud, siis see on lõhnavaba. Sisaldab siis UVB, UVA ja pika UVA kaitset ja niisutab hyaluroonhappe siin sees. Hästi sümpaatne on olnud. Minu teada peaks olema ka nüüd juba poodides saadaval ja Mixa uued nahahooldustooted on tutvumishinnaga Selverites. Nii et mine uudiste sealt, kui sulle pakub huvi. Neil on ka tulnud välja 2 uuemat näopesukeeli ja 2 näokreemi. Et need olid ka täitsa toredad, aga nendest kõigist tõesti minu lemmik uuematest toodetest on see SPF. Et teised jäid minu jaoks natukene selliseks enam-vähem toodeteks. Aga tahan jagada, mul on jällegi kappi, sellesse imelisse kappi on tekkinud uuemaid tooteid. Ja siit kohe paistab silma Smoothie Skin'i tore oranžikas, selline väga-väga lõbus nahahoolduse sari, mis on välja tulnud. Need on siis Smoothie Skin'i just virsiku ja keramiididega. Selline naha kaitsebarjääri toetav sari. Siin on siis näopesuks selline kreem, et kes otsib just kuivale, sellisele tundlikule, normaalsele nahale või siis näiteks hommikuseks niisutavaks puhastajaks sellist kreempuhastajat, see nüüd veebaasil, ehk siis hommikul või õhtul pärast meegeemaldust. Siis see on olnud väga tore, sümpaatne. Smoothie Skin'il on ka päris head skoorid, ta on lõhnavaba ja super toreda hinnaga. Aga sellest samast sarjast üks minu lemmiktoodetest on nüüd siin. Et ma olen varasemalt jaganud seda Smoothie Skin'i niisutavat spreid, siis neil on tulnud välja niisutav ja sellist naha kaitsebarjääri toetav piimias toonik, ongi selline toetamaks siis naha kaitsebarjääri barrier. See on minu jaoks nendest 3 nüüd number 1 toode, et see on tõeliselt tore. Olen kasutanud circa nädal aega, et on selline vesisem piimiastoonik, et ei ole raske ega rasvane, peaks sobima kõigile nahatüüpidele. Ja just nüüd sügise tulekul ja talvel on väga-väga hea. Võib-olla siis sellised vesised niisutajad, nagu need 2 välja vahetada just selliste piimimate toonikutega ja minu jaoks hakkavad nüüd need tooted siin. Ma olen pikalt kasutanud seda Babee Lotion Cloud, et need 3 hakkavad välja vahetama natukene sellist, ütleme, tavalist niisutavat seerumit, näiteks nagu see Smoothie Skin'i oma. Et ütleme, et jah, sul ei ole mõtet kasutada nagu seda ja siis niisutavat seerumit ja siis võib-olla mingit C-vitamiini seerumit veel peale, et nad on minu jaoks nagu samal pulgal natukene. See on ka tegelikult oli tore eelmisest kollektsioonist Smoothie'l, et väga selline vesine, kerge hyaluroonhappe ja tsika baasil siis niisutav ja natuke rahustav seerum. Aga ütlen ausalt, et ütleme jah, külmemal ajal ma otsin ka selliseid natukene piimamaid, natukene sellisemaid naha kaitsebarjääri tugevdamaid, niisutavaid tooteid ja see on täitsa nagu niisutava seerumi asemel minu jaoks. Aga ausalt mulle meeldivad need mõlemad väga. Ja siin on siis selle sama sarjaga näokreem ja eelmise sarja keelkreem. Et see nüüd on keelkreemium, see roosakas ja jätab naha hästi särama, et ma arvan, et rasused nahad väga ei naudi, et ta jääb tõesti väga glowy nahale, aga samal ajal on tekstuurilt hästi vesine ja kerge. Siis nüüd see barrier, ehk siis naha kaitsebarjääri toetav uus sari. See kreem on sellisem tõesti kreemisem,
aga ei jää nii tugevalt nagu särama, läikima. Et ma arvan, et see võib meeldida ka külmemal ajal, sügisel, talvel väga hästi siis ütleme ka rasusele nahale. Ma arvan, et sobib kõigile nahatüüpidele. Jällegi saate nagu vaadata koguse osas üle, et ei paneks liiga palju. Et kui panna võib-olla vähem, siis jääb ka vähem särama või vähem läikima nahale. Nii et need Smoothie Skin'i asjad olid uuemad. Mõtlen, mis mul siit veel on uuem. Võib-olla need 2 madara seerumit, mida ma olen saanud kasutada. See C-vitamiini seerum Therameedi oma saab otsa, tal on hästi tore pakend. Et see nii-öelda välispakend on klaasist ja seest on, näete, selline kortsu tõmbunud plastikus siis seerum asetseb. Et see on peaaegu otsas, aga see on olnud nii tore. Hästi kreemine, siidine, jätab kohe naha särama. Ta on küll natukene kallimast hinnaklassist, aga väga olen nautinud. Ja Inky Beauty Score on ka super, et see on mingi 18-20, kergelt lõhnastatud. Aga siin taga on mul, ütleme siis natukene odavamast hinnaklassist Transparent Labi C-vitamiini seerum, mis on minu jaoks täiesti võrreldav selle Therameediga. Et on ka selline piimias, jätab naha särama, ei ole raske, kreemine, niisutab ja ka, ja ka siis klaaspudelis pipetiga küll. Et seda ka soovitan täitsa uudistada, kes otsib sellist kreemiamat, niisutavamat C-vitamiini seerumit. Aga lähme korra nendesse madaratesse. Madaralt olen nüüd saanud katsetada 2 uuemat seerumit, minu jaoks uuemat. On nende Botanical niacinamidi alternatiivseerum ja Botanical retinoli alternatiivseerum. Need on mõlemad sellised kreemised, tugevama justkui nagu loodusliku või sellise loodusliku lõhnaga võiks öelda selle kohta, jah. Isegi see retinolil on nagu tugevam lõhn, et kui sa tahad seda seerumit proovida, siis kindlasti enne mine ja nuusuta, sest et tal on päris tugev selline botaaniline lõhn. Mitte ebameeldiv, aga ta ei ole parfümeeritud ja selline lillelõhn, et ta lihtsalt on väga spetsiifiline. Mõlemad nüüd on nii-öelda siis nii niacinamidi kui retinoli alternatiivid, ehk siis ütleme taimsed kombinatsioonid madara välja töötatud, mis siis peaksid töötama justkui nendele 2 toimeainele sarnaselt. Tekstuuri mõttes on see niacinamidi oma sellisem piimiam, kergem, vesisem, retinoli oma natukene toitvam, aga ei ole raske. Et selles mõttes on nad olnud väga mugavad, mõnusad kasutada. Mulle meeldivad ka nende pakendid, et nad on sellised plastikust, toredalt pumbaga, et jällegi see toode jääb õhukindlalt ilusti siia sisse. Ja need on olnud, ütleme, sellised täitsa sümpaatsed, et madara mulle pigem nagu meeldib. Nende inki on ilus, nad on looduskosmeetika, et hästi sümpaatsed minu jaoks. Aga jah, ainuke asi, mille osas ma saan nagu kohe, ütleme siis hoiatada natukene heas mõttes, siis on nende lõhn, et mine nuusuta need üle. Et nad ei ole nagu tavapärased, ütleme sellised nahalduse parfümeeritud tooted. Nad ei kasuta nagu kunstlikke või sünteetilisi parfüüme. Et nad on sellised botaanilised. Ja tänane kehakombo oli siis Mixa selline pumbaga kehakreem Keramid Protect. See on ilma lõhnata, täitsa hea Inky Beauty Score'iga ja glütseriini, shea või siin on küll dimethicone sees. Väga soliidne, kergem, selline mõnus pärast duši pumbaga pudel, hästi mõnus kasutada. Ja ma olen hakanud siia peale lisama siis aeg-ajalt sellist oma ühte lemmikutest kehaõlidest. Täna oli see hetk, kus ma tundsin, et ma tahan natuke rohkem ennast poputada. Siis Nuxe või Nüks, siis Prantsuse selline kosmeetika bränd ja nende tõesti legendaarsed kuivõlid kehale. Neid võib lausa näole ja juustele panna. Minul on siis nii-öelda kõige klassikalisema lõhnaga. Ta on hästi tore pakend, see on klaasist pudel ja üleval on siis sprei ja sellega siis kanda nahale õli ja selle õli üks suurepäraseid omadusi on see, et ta lõhnab imeliselt. Ja kuna ta on ka kuivõli, siis ta imendub päris kiiresti
Siit sellest valgusest vist ei ole näha, aga tegelikult ta jätab nahale nagu hästi-hästi ilusa sellise kerge glow. Sära teeb naha niivõrd pehmeks, see lõhn on imeline ja Inky Beauty Score on ka super puhas, ilus, roheline. Et kes tunneb nendest Nuxe kehaõlide vastu huvi, siis need on saadaval täiesti Notino e-poes. Minul on see 50 milliliitrine, neid tuleb ka 100 milliliitriseid. On veel lisaks siis lisaks sellele nii-öelda traditsioonilisele lõhnale on siis ka selline lilleline lõhn, roosas pakendis ja rohelises pakendis apelsiniõie ehk neroli lõhnaline. Et need on tõesti tore ja see kombo on täitsa vahva, et olen väga nautinud sellist kergemat kehakreemi koos siis kuivõliga. Ja kirsiks tordil on pärast duši juustesse üks uus lemmik, mis on niisamuti imeline. Ma räägin uuest Pure George Artisani siis juuksespreist, mis on UV ja siis kuumakaitsega ja see just on nendes punases pakendis ehk siis nende suvine kollektsioon. See on nagu natukene värskendava kummikommi ja sellise maasika alatooniga magus lõhn. See on lihtsalt imeline. Juba see lõhnateraapia, mida see toode nagu annab, on palsam hingele. Aga muidu mina olen seda kasutan nii, et raputan ta läbi ja sellise rätikuivadele juustele, mul on natukene kuivamad kui rätikuivad. Olen siis kandnud selle julgelt juustele täies pikkuses. Mis on selle toote puhul hästi sümpaatne on ka see, et ta absoluutselt isegi ei näe. Ehk siis tal see sprei-otsikisse, ma ei suuda rääkida, on nii peen, et seda toodet juustele kanda on seda toredam. Tõesti annab ka juustele kergelt selle lõhna ja ka kuumakaitse, UV-kaitse, soe soovitus, et kes ei ole veel Pure George'i üldse proovinud. Ma ütlen, ma olen nende üks suur fänn, et ma vist igas videos juba jagan nende kohta midagi. Aga see on üks nende uuematest toodetest, mida ma olen tõesti väga nautinud. Neil on ka nii-öelda tavakollektsiooni sprei olemas ja see on ka imelise lõhnaga, et isegi kui see maasikoma mingi hetk saab otsa, sest et see on suvine kollektsioon, siis neil on olemas ka tavasprei, mis on väga hea. Nii et ütleme niimoodi, et duši loogikat nüüd tehtud, juuksed samuti hooldatud veel pärast duši, nahahooldus tehtud, keha kreemitatud. Järgmiseks ma arvan, et me lähme meigilaua äärde, sest et ma käisin vist 2 nädalat tagasi Catrice'i siis uute sügis-talv-kollektsiooni meigitoodete esitlusel. See oli Eesti esimene siis Catrice Cosmetics üldse selline brändi event või üritus ja mul oli suur rõõm seal käia ja ma sain sealt kaasa ka siis uuemad Catrice'i tooted. Ja ma olen nüüd neid saanud kasutada, olengi umbes 2 nädalat või 1,5 nädalat ja mul on sellest uuest kollektsioonist 2 täiesti uut lemmikut meigitoodet, mida sulle ka siis hea meelega jagan. Catrice'i tooted ju kõik ka vegan ja väga hea hinnaga. Ja uus kollektsioon, vähemalt need tooted, mis mina endale sain, olid üllatavalt soliidse Inky Beauty Score'iga. Kui võiks öelda lausa rohelised. Et selles mõttes ainult üks suur aplaus Catrice'ile siin kohal. Nii et ma siin natukene veel kuivatan, toimetan ja varsti kohtume siis meigilaua taga. Juba traditsiooniks saanud lõunapudru, kaerahelbed, banaan, natukene soola, natukene võid,
siis külmutatud marjad, täna on mustsõstrade kirsid ja maapähklivõi. Njämm! Kõht täis ja kuna ma varsti lähen kodust välja, siis on aeg ennast sättida valmis ja teha kerge meik. Ja nagu ma rääkisin, siis uued Catrice'i sügis-talvised tooted on jõudnud minu meigikollektsiooni ja tahan sulle täna jagada. Alustame nende ühest uuemast primerist. Mul on tehtud siis nahahooldus, nagu sa varasemast klipist nägid, lõpetasin SPF-iga. Nüüd on sellel SPF-il olnud aega ilusti naha sisse imenduda. Ma tunnen, et mu nahk on mõnusalt niisutatud, tal on kerge läige, aga mitte midagi, ütleme sellist õlist või rasket. Nii et minu jaoks täpselt selline paras, sest et mul on seganahk ja tihti ikkagi T-tsoonis päeva peale ma lähen rohkem läikima kui vähem. Nii, aga ma võtan prillid ära ja natukene võtame need juuksed kõrva taha ja alustame esimese tootega. Selleks on üks väga suurt kuulsust juba kogunud Catrice'i primer. See siis peaks olema niisutav ja natukene nagu haakuv, ehk siis inglise keeli gripping primer. Mina ei ole väga suur primerite kasutaja, ütlen ausalt, et ma pigem keskendun alati nahahooldusele enne meiki ja sellest on minu jaoks piisanud. Sellised gripping primerid peaksid siis pikendama meigi eluiga. Tekstuurilt on selline keeljas, vesine, kerge värske kurgilõhnaga. Ja tavaliselt ma ei ole seda väga tihti kasutanud, et ma olen vist selle korra või 2 ainult nahale pannud. Ja ausalt öeldes ma veel ei tea öelda, kas ta pikendab mu meigi eluiga või mitte. Aga ausalt öeldes teda nahale kanda on väga-väga mugav, selline värskendav, kergelt niisutav. Järgmise tootena, kuna ma tunnen, et mu huuled on lihtsalt niivõrd kuivad, et nad vajavad natuke poputamist, siis uuem Catrice'i toode on selline huulepalsam, neid tuleb erinevates toonides. Nimetusena Caring Colors Lip Balm. Mul on neid lausa 2 tükki. Et see on siis valge läbipaistev ja selline natukene pruunakas, roosaka alatooniga nude on värvitoonis Feeling Pretty. Nad on mõlemad hästi sellised võised, toitvad, kreemised, annavad ka kerget läiget ja tõesti, ütleme sellise kuiva huule korral aitavad nii hästi kaasa. Ja nende Inky Beauty Score on ka super ilus. Nende puhul on see lausa minu meelest 18/20. Tal on hästi õrn selline maguslõhn. Ma tegin kiirelt põhja, kuna ma kasutasin hommikul natukene isepruunistuvat vahtu üle oma terve keha ja ka näo, siis ma olen natukene tumedam, kui ma tavaliselt, ütleme, naturaalselt olen. Siis mulle meeldib kasutada Catrice'i Soft Glam filtrit natukene oma jumestuskreemi tumendamisel, sellepärast et see toon on minule naturaalsel nahatoonil pigem bronseri kanti, mitte nii väga minu nahatooni kanti. Segasin siis selle tumedama Catrice'i kokku Maybelline Skin Tintiga, see on mul värvitoonis 02. See Skin Tint on päris hea katvusega, oma Skin Tint nimetuse osas see nüüd ei vasta minu jaoks väga tõele. Ta on pigem ikkagi sellise kerge keskmise katvusega jumestuskreem ja annab üles ehitada. Ja mis on selle puhul väga-väga suur pluss on minu meelest see, et ta püsib väga hästi. Nii et koos selle gripping primeriga peaks mu meik olema nüüd tõesti kuulikindel. Aga tõesti, et kui sa otsid jumestuskreemi, mis on kerge tekstuuriga, jääb naha moodi, püsib väga hästi, siis see Maybelline Skin Tint on olnud viimase aja üks minu lemmikutest. Ta Inky Beauty Score on ka täitsa okei, ütleme, kui võrrelda teiste Maybelline'i, L'Oreali või ütleme laiatarbe siis jumestuskreemide ka. Ta ei ole ideaalne, kaugele sellest, aga ta on täitsa okei. Siis järgmise uuema tootena jagan sulle ühte kulmutoodet, mis Catrice'il on välja tulnud. Ta on selline kulmu lamineerimiseks mõeldud kulmukeel, millel on ka väga tore selline otsik, millega siis pärast toote kulmudesse kandmist siis kulme läbi harjata. Tuleb täiesti selles mõttes klassikalise ripsmeduši või sellise kulmukeeli aplikaatoriga.
värvuselt pigem valge või nii-öelda läbipaistev. Ütlen ausalt, see toode ei ole mulle. Ma olen seda vist 2 või 3 korda katsetanud ja rohkem ei taha seda enda kulmudesse panna. Sest ta ei oma liiga tugevat hoidvust, ta on pigem pehme. Ja kui ta ära kuivab, et siis tänu sellele, et tal ei ole nii tugevat hoidvust, siis ma võib-olla panin seda toodet rohkem oma kulmudesse, et ta nagu seal töötama hakkaks. Ja tänu sellele, et seda oli seal võib-olla rohkem kui natukene, ta kuivas sinna ära, ma proovisin tõesti selle otsaga seda ka nagu läbi harjata ja kammida ja neid kulmukarvakesi suunata. Aga ta ikkagi, kulmukarvad ikkagi pigem langesid alla ja see kuivas ka kulmudesse niimoodi ära, et ta tuli väikeste valgete tükikestena, hakkas sealt nagu ära pudenema, vähemalt minul. Kahjuks minu poolt see ei saa soovitust, et ei soovita. Aga kasutan oma ühte lemmikut Essence'ilt Make Me Brow, mis on siis toonitud kulmukeel. Et see toimib endiselt ja juba aastaid. Super hästi. Kasutasin bronsarina oma ühte kreemibronsarina siis oma ühte lemmikut Essence'ilt. See on nende Baby Cut Bronze, selline väike värvitoonis 10 Cinnamon Spice. See on niivõrd kreemine, ilusa tooniga, ilusti laiali aetav, aga ei kulu kuidagi ära või ei lähe lihtsalt mitte millekski. Super tore. Kes otsib kreemet bronzerit, siis Essence'i Baby Cut Bronze. Ilusa skooriga, väga ilus toon, soe soovitus. Aga lähme uuema toote juurde ja selleks on üks minu lemmikutest siis Catrice'i uuest kollektsioonist. See on nende põsepuna duo. Minul tuleb värvitoonis 010 Stunning Strawberry. See on hästi selline tõesti särav, punakas, roosakas, selline tõesti väga erk toon. Ja siin tuleb siis nii kreemias kui ka puuderjas põsepuna. Ja siia ei ole lisatud talki, mis on üks, puuderjate toodete tavaline koostisaine, aga mida mina väldin. Alustame sellest kreemiast põsepunast. Ma haaran enda pintsli peale ja ma loodan, et siit on nüüd näha, et tegelikult voilà, ja see on ilusti ennast ära siis hajutanud. Praegu ma vist haarasin isegi rohkem kui teisele põsele ja efekt on tugevam, nii et ma natukene panen siia. Mul on siiralt hea meel, et Catrice tegi sellise põsepuna paleti ja see kreemias põsepuna jääb pigem mati malatooniga, ta ei ole kuidagi vesine, läikiv, rasvane, ta ei jää nakku, ta läheb ilusti naha sisse. Tulemus on super ilus. No kuidas tundub? Minu meelest imeline. Nii puuderdasin naha ära vana hea Catrice'i klassikuga, Catrice'i siis tolmpuuder Invisible Matte. See nüüd on ka puuder, mis ei sisalda talki, on väga hea, kui sul on pigem rasvususele kalduv nahk, aga ta on piisavalt peen ja tõesti selline hästi õhkõrn, et hästi õrna kihina, ma arvan, võib sobida ka kuivamal nahal. On olnud minuga juba väga pikalt, väga naudin. Siis ma haarasin ka ühe vana klassiku järele Catrice'i siis särapuudritest Catrice'i More Than Glow Highlighter ja mul on ta värvitoonis selline roosaka alatooniga Supreme Rose Beam 020. Kergelt panin põsesarnadele ja siis värvisin ripsmed ära ja see nüüd on jällegi uuest sügis talvisest kollektsioonist. Catrice'il on siis uus ripsmedušš välja tulnud Glam & Doll Endless Lash ja see ripsmedušš on nüüd teine lemmik. See põsepuna on esimene lemmik ja see ripsmedušš on teine lemmik. Väike kummist harjake, hästi peenikeste selliste lühikeste harjakestega ja sellega on niivõrd mugav minna ripsmete vahele. Ta koolutab, pikendab, eraldab, annab kergelt volüümi. Ei ole minul pudisenud, laiali läinud, isegi kui mul on näiteks tulnud silmadest vett või kuidagi sellist vesisust, et ei ole läinud laiali, püsinud õhtu lõpuni väga hea. Ja ka Inky Beauty Score on selle ripsmedušil umbes 12, kui mitte peaaegu 13-20. Ja vaatasin just nüüd Tiinast järele täiesti müügil ja jääb sinna umbes 3-4 euro kanti. See ripsmedušš on küll minu viimase aja lemmik
ja see sai lemmikuks kohe, kui ma seda esimest korda proovisin, sest et see aplikaator oli niivõrd tore, formula ehitas ennast ilusti ripsmete külge ja ripsmed jäävad täpselt sellised loomulikud nukuripsmed, nagu mulle meeldib. Nii et see on teine soe soovitus. Need 2 on imelised. Mul jäi üks toode jagamata, sest et ma kasutasin Essence'i seda pruunistavat pulgakest. Siis tegelikult on ka Catrice'il välja tulnud selline, ütleme, pruunistav kreem. See on siis nimetusena Holiday Skin 4-in-1 Luminizer. See nüüd on säraandev, aga tooni mõttes jah, bronzeri toonis. Minul tuleb ta värvitooni nimi on siis 010 Catching Sun Rays. Sellega saab tõesti anda ka sellise kreem ja bronzeri efekti, millel on kerge kuma. See toode on iseenesest täitsa tore, aga üks miinus tal on see, et ta kuivab liiga kiiresti. Ehk siis mina kasutasin seda nii, et ma panin teda käe selja peale ja kui ma haarasin seda pintsli peale ja olin ühe näopool ära teinud, siis ülejäänud, mis siia käe seljale jäi, oli juba ära kuivanud. Et selle tootega peab tegutsema väga kiiresti. Et ta ei ole, ütleme, alustajale, meikijale just kõige lihtsam. Aga mõtlesin, et täna siis kasutan siia video lõppu seda natukene toonitud huulepalsamit. Et siis lihtsalt näete, millise efektiga need natukene toonitud versioonid on. Minule jäi silma selles samas on ka punast, mis võiks olla tore selline kergelt punase roosaka alatooniga, sest et tal ei ole väga tugev pigment. No nii, Catrice'i tooted on tänaseks jagatud, et tõesti, kui ma soovitan sul midagi proovida, siis ausalt need 4 olid väga-väga toredad tooted. Või on väga toredad tooted. Nii, ma olen ennast riietanud. Tänase päeva parfüüm on Tom Fordi Black Orchid. Minu number 1 parfüüm. Just õhtuseks, selliseks pidulikumaks, natukene naiselikumaks, seksikamaks hetkeks. Imeline. Oja. Aga näitan teile outfiti ka. On Saarast ostetud selline pool läbikumav bluus, all on top ja siis selline põlvepikkune lendev seelik. Ülejäänud detailid paneme ka kohe külge, sest et ma pean juba lahkuma. Nii, sellised väiksed sokikesed panen. Need ei ole põlvikud, need on just need nagu sokikesed. Ja nendega on olnud päris tore stiliseerida. Siis ma võtan endale, kuna õhtu võib olla jahedam, võtan endale musta blazeri veel peale. Jep. Ja mu käekott on üks uuematest siis ostudest. Hetkel ei jõua sellest liiga palju rääkida. Pärast poole võib-olla räägin teile või siis mõnes muus videos, aga selline siis outfit sai. Väiksed sokikesed, vintage kingakestega ja must blazer veel peale. Nii et lähme nüüd linna peale. Mind ootab ees selline mõnus õhtusöök ja võib-olla ka kiire põige taaskasutuspoodidesse. Nii, ma olen riietuskabiinis, ma leidsin 2 käekotti nahksat, mitmeid kleite, hakkame koos proovima ja ühed sügistalvised saapad, mis tunduvad nagu mega toredad. Nii et hakkame proovima.
päev, hommikusööks söödud, ma olen juba asjatanud, toimetanud ühe projekti kallal, aga siia video lõpetuseks veel siis eilsest uuskasutuskeskusest käimisest need imelised leiud, mille ma siis endaga koju kaasa haarasin. Eile oli tõesti nagu kuidagi second-handi jumalad minu poolel ja ma leidsin endale 3 väga ägedat uut siis pesamuna enda kollektsiooni. Esiteks, sest ma vaatasin 2 käekotti ja otsustasin selle musta väiksema käekoti kasuks. See on nahast, tõeliselt pehme, näeb nagu peaaegu uueväärne välja, et ta on väga hästi säilinud, ei ole kuidagi liiga kriibitud ja ta on tõeliselt pehme. Ja mulle väga meeldis selle käekoti puhul see ka, et seda sanga saab siis kasutada nagu 2 erineva pikkusega, kas siis selline ülepea lühemana, nagu ma praegu ta panen. Ja see lühem isegi, ütleme, kui ei ole väga paksu mantlit või jopet, siis läheb üle õla. Et see oli vist 7 eurot. Nahkne käekott minu jaoks super leid. Siis teisena ma ei saanud mitte osta seda kleiti. See oli lihtsalt super. Ta on sellisest nagu tugevamast linasest kangast. Ja jäi mul natukene selline oversized, et ta ei ole nii vastu nahka. Hästi mugav. Mulle väga meeldis see muster. Need nööbid on nii ägedad ja natukene nagu safari stiilis kleit. Et see tuli ka minuga ja tal on nii toredalt mingi disaineri silt on siin sees, mis on pärit siis Pariisist. Kleidid olid 7 eurot, käekott 7 ja kleit 7. No super. Ja siis ma haarasin endale need nahast saapad ka, sest et külm aeg on tulemas ja ütleme selliseid käimasid kulub ikka meie kliimas ära küll. Väga toredad pullboxer siis nahast saapad, need olid küll meeste osakonnas, aga kuna minul on jalanumber 41 ja ma saan nii-öelda shopata siis jalanõusid enda jaoks nii meeste kui naiste osakonnast, siis see oli nüüd meeste osakonna leid. Minu jaoks piisavalt selles mõttes unisex, et toimivad ka naiste jalas väga hästi, nad ei ole kuidagi liiga laia liistuga või sellised suured, istusid väga hästi, olid mega mugavad ja nad on isegi seest sellised natukene sooja pidavad, et ma natuke kandsin neid ka poes just selle mõttega, et saad aru, et kui mugavad nad on ja jalgadel hakkas ikkagi pigem soe. Nii et nendega sellist külma ilma trotsida imeline. Ja need maksid siis 12 eurot. Nii et tõesti, uuskasutuses oli eile üks väga äge käik. Õhtune restoranis käik oli nii samuti väga maitsev ja selline õdus, väga stiilne, tõeliselt tore. Et eile oli üks väga tore päev. Aga ma arvan, et siia kohta ma selle vlogi lõpetan. Aitäh sulle, et sa vaatasid. Me kohtume varsti jälle järgmises videos. Olge tublid. Davai, tšau! Miau, miau.